Nii, aga tere tulemast meie oktoobrikuisele teemalisele vestlusringile. Ja tänane teema siis on, mis on insult ja kuidas seda ennetada. Ning ettekandjaks on Jaanika Kõrv, Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloog, ja annangi nüüd sõna Jaanikale. Tere minu poolt ja kõigepealt ma pean vabandama kuulajate ees, et te kuulete siin põrinat. Akna taga käib meil tugev ehitustöö, nii et need puhangud vahepeal siin käivad ja ma loodan, et see on kõik kuulda, mis ma räägin. On Kertu või? Ja on küll seda põrinat ka kuulda, aga ma usun, et saame hakkama. Nii, minu teema on siis, mis on insult ja kuidas seda ennetada. Ma vaatan, kuidas ma edasi saan. Ilmselt noolega. Aha, ma pean siit külje pealt minema. Nii. Kõigepealt, armsad kuulajad, ma tahaksin teile meelde tuletada, et nendele, kes on võib-olla teavad, aga ei mäleta ja nendele, kes veel ei tea, et 29. oktoober on ülemaailmne insuldipäev. Ja siin on maailma insuldiorganisatsiooni logo ja seda päeva tähistatakse igal aastal. Ja see põhjus on lihtsalt selles, et insult on lihtsalt nii sage haigus ja 1/6 inimesest võib insulti haigestada elu jooksul. Ja sellepärast seda teavituskampaaniat insuldi põhjuste, selle tulemuste kohta tehakse igal aastal ja samuti ka selle kohta, kuidas insulti ennetada. Ja see meie tänane teema sobib väga hästi sellega kokku. Nii, mis on siis insult? Insult on selline üldine termin ja see tähendab seda, et tekib mingisugune ajukahjustus. Ja see tekib äkki, tekib neuroloogiline defitsiit, nagu seda öeldakse, neuroloogilised ärajääma nähud, mingisugused tunnused ja insultil on 2 põhilist alaliiki. Üks nendest on teie ees ja see on ajuinfarkt. Ajuinfarkte on 85% juhtudest. Et see on kõige sagedam insulti alaliik ja teiste sõnadega kutsutakse seda ka isheemiliseks insuldiks. Ehk siis põhjus on selles, et veresoon jääb kinni, teatud osa ajust verd ei saa ja seal närvirakud hävivad väga kiiresti. Teist tüüpi insuldid on need, kus tekib veresoone lõhkemine ja tekib verejooks peaajus. Ja neid insulte on 15%. Neid on küll vähem, aga nende tulemused on ka rasked, sest et kui me räägime siis sellest, mis on nende insultide prognoos, siis isheemilise insuldi järgi on esimese kuu jooksul surmade risk kuskil 15–20%, aga nendel verejooksuga alaliikidel palju suurem, ehk siis sõltuvalt nendest väiksematest alaliikidest veel see on natukene laiemad piirid, ehk siis kuskil 40–50%. Kui sageli ja kellel insult tekib? Insult on, nagu juba alguses öeldud, väga sage haigus. Ja siin te näete siis surmapõhjusi maailmas, see on aastal 2016 ja esimesel kohal on siin isheemiline südamehaigus ehk siis müokardi või südamelihase infarkt. Ja teisel kohal ongi insult ja see on kogu maailmas nii, et ta on väga-väga oluline surmapõhjus. Ja aastas haigestab umbes 14 miljonit inimest insulti ja üle 25-aastaste hulgas elu jooksul iga 4, aga kui me nüüd võtame kõik kokku, siis iga 6. Enamik insultidest tekib eakamatel inimestel, nii et vanusega insuldi haigestumus suureneb. Ja enamik patsientidest ongi üle 70 aasta vanad.
aga te näete, et tõesti insult võib olla ka nooremas vanuses ja umbes 25% on siis nendel, kes on alla 50 aasta. Eestis on insulte kuskil 4500 kuni 5000 juhtu aastas. Nii, kuidas siis edasi? Kui see on nii oluline haigus, mis edasi saab? Paraku ega see tulevik meil väga roosiline siin ei ole, sest et on tehtud üks selline analüüs, kus on prognoosi kohaselt aastaks 2035 ette nähtud, et Euroopas on 34% rohkem insuldijuhte. Miks see niimoodi on? Põhjus on lihtsalt selles, et elanikkond vananeb. Et meil on rohkem eakamaid inimesi ja nagu ma alguses ütlesin, siis insulte on ka vanemas earühmas rohkem. Eesti numbrid on ka siin toodud kõrval. Te näete neid, et nad on siin imepisikesed teistega võrreldes. Aga kuna Eesti ongi väike riik, siis me seda protsenti siin väga hästi ei näe. Aga siin Saksamaa puhul, kus Saksamaa ja Itaalia ja Poola sellised suuremad Euroopa riigid. Kas see ei olnud kunagi nagu Teamsiga mingisugusel nagu Zoomilaadsel koosolekul? Võib-olla ma paluksin, et pandaks oma mikrofonid kinni. Nii. Mis on siis insuldi tagajärjed? Insuldi tagajärjed on ka üsna tõsised. Tahaks teada, mis mu nimi siin on. Ma tahaks teada, mis mu nimi siin on. 50% insuldi läbipõdenutest on ühe kehapoole halvatus, 22% ei ole võimelised iseseisvalt käima, umbes veerand kuni pool inimestest vajavad igapäevaelus kõrvalabi, 12–18% on kõnehäirega ja umbes kolmandikul on ka depressioon. Nii et väga sellised rasked tulemused, mis tähendab seda, et kõige parem oleks insulte ennetada. Miks insult tekib? Nagu ma juba alguses ütlesin, siis insulte on kahte tüüpi. Ühed olid need, kus tekkis verevalandus ajus ja neid oli 15%. Nendel on ka omakorda kaks alaliiki. Ehk siis rohkem verevalandusega seotud insuldi alaliikidest on need, kus tekib verevalandus ajukoe sisse. Et siin on näha pildi peal ka üks selline verevalu ja siin selle insuldi põhjuseks on tavaliselt veresoone lõhkemine aju sees, väiksed veresooned ja põhjuseks on väga sageli kõrge vererõhk. Et need veresooned on sellise surve all ja nad võivad lõhkeda. On siin ka teisi põhjusi, aga see on kõige sagedam põhjus. Siis teine tüüp ja seda tüüpi insulte on siis umbes 10% kõikidest. Ja teine siin kõrval, kus te näete, et selline punane veri on siin selle ajukolju all, need insuldid on siis ämblikvõrkkelme alused verevalandused ja siin selle põhjuseks on anerüsmide ehk siis selliste veresoonte kotjate laiendite lõhkemine. Ja siin seda tüüpi alaliikide ravi tehakse kas siis neurokirurgi poolt või mõnikord kasutatakse ka siis selliseid radioloogilisi meetodeid, et neid anerüsme, neid kotjaid laiendeid veresoonest eemaldada ja et seda korduvat lõhkemist vältida. Nii et seda tüüpi insulte ravivad põhiliselt neurokirurgid. Aga suurem osa, nagu ma ütlesin, on siis iseemilised insuldid. Ja siin sellel iseemilisel insuldil on ka mitmed sellised nii-öelda põhjused, et kuidas me nimetame seda etioloogiaks. 20% juhtudest on siis sellised, kus meil on tegemist ühe sellise suure, kas siis kaelaveresoone, kaelaarteri, näiteks unearteri sellise lubjastumisega ja mõnikord võib olla ka mõne suurema ajuveresoone lubjastumine, see on siis ateroskleroos.
siis 25% on väikeste arterite haigus ja need väiksed arterid ongi siin see piirkond, mis on aju keskel, kus on need väiksemad veresooned ja kui need väiksemad veresooned ummistavad, siis tekivadki sellised väiksed koldekesed ja siin on pildi peal näha ka, et nad on nagu sellised augud juustu sees, sellised väiksed veresooned on ummistanud. 20% on siis 20% juhtudest on tegemist südamest pärit embolitega ja siin kõige sagedamaks põhjuseks on südame rütmihäired ehk siis kodade virvendusarütmia ja need südamest siis tulevad need väiksed vereklombid ja liiguvad mööda artereid pidi üles sinna aju poole ja siis ummistavad kas suurema või väiksema veresoone. Ja siin on 30% põhjus teadmata. Ja see on paraku selline alaliik, kus me otsime küll väga pingsalt seda põhjust, aga vaatamata uuringutele me seda põhjust kahjuks üles ei leia. Ja siin on ka palju teadusel veel edasi tegeleda ehk leida neid põhjusi, miks need siis tekivad ja need teadmata põhjusega insuldid on just väga sageli noorematel inimestel. Ja 5% on siis sellised harva esinevad põhjused, need on ka peamiselt noortel. Siin võivad olla näiteks ka mõned sellised harva esinevad geneetilised haigused. Kuidas insulti saab ära tunda? Insult on üldiselt kliiniline diagnoos, nagu arstid ütlevad. See tähendab seda, et arst peab oma testide ja läbivaatusega selgeks saama või selgeks tegema, kas tegemist on insuldiga. Esimestel tundidel insuldi järgselt me teeme küll täpsustavaid uuringuid, me teeme radioloogilised uuringud, näiteks kompuutertomograafilise uuringu, aga seal ajus me võime leida täiesti normaalse pildi, nii et me ei näe mingisuguseid kõrvalekaldeid. Nii et me peame oskama seda ära tunda ja tegelikult peavad oskama seda ära tunda ka inimesed. Et põhimõte on siis see, et ajukahjustuse sümptomid sõltuvad sellest, missugune ja kui suur ajuosa on kahjustatud. Kõige suurem ajuosa on siis ajupoolkerad ja ajupoolkerade sümptomeid tekibki kõige sagedamini. Võivad tekkida ka ajutüve insuldid ja ka väikeaju insuldid, mis siin näha on. Et nende sümptomid on võib-olla natukene sellised mittespetsiifilisemad ja mõnikord võib-olla on ka inimestel ja ka võib-olla mõnikord kiirabil neid natukene raskem ära tunda. Nii. Insuldi klassikalised tunnused, mida peaksid kõik inimesed teadma ja mitte ainult eakad inimesed, kellel on see risk insulti haigestuda suurem, vaid ka tegelikult lapsed, et nad saaksid võib-olla oma vanavanematele kiirabi kutsuda. On siis sellised, et tekib ühe kehapoole halvatus, üks kehapool muutub nõrgaks ja sageli see kehapool muutub ka tuimaks. Ja nagu ma alguses ütlesin, et insult on äge haigus, need sümptomid tekivad äkki. Ei ole niimoodi, et need sümptomid kujunevad seal võib-olla mingi nädala jooksul või kuude jooksul, et see ei ole see haigus. Et insult ikka tekib äkki. Võib küll tundide jooksul halvemaks minna, aga tavaliselt on enam-vähem kellaajaliselt teada, millal see insult tekkis. Teine on siis see, et suunurk vajub alla ühelt poolt. Et siin on näha, et tekib näolihaste halvatus ja see on tavaliselt siis samal pool, kus on see käe- ja jalanõrkus. Ja kolmas klassikaline sümptom on see, et tekib kõnelemise häire või teiste kõnest arusaamise raskus. Et inimene äkki ei saa enam hästi ennast väljendada, ei saa sõnu välja öelda ja ta ei saa mõnikord ka teiste inimeste kõnest ja ka enda kõnest ei saa aru. Et need on need klassikalised sümptomid. Nagu ma juba ütlesin, et insult on äge haigus ja mis siis selle ajus võib juhtuda. Et siin on küll ingliskeelne tekst, time is money, time is brain ja see tähendab siis seda, et nagu teate, et Benjamin Franklin ütles, et aeg on raha, aga siin on see muudetud selleks, et aeg on aju.
ja te näete, et tõesti ühe insuldi jooksul hävib närvirakke 1,2 miljardit ja sekundis juba 32 000 ja siin on veel vahepeal, et palju neid sünapseid ja närvikiude hävib ja aju vananeb väga kiiresti, nii et ühe insuldi jooksul siis 36 aastat, aga see on juba sekundis 8,7 tundi. See viib meid mõttele, et me peame väga kiiresti tegutsema, kui insuldi sümptomid on tekkinud. Ja siin te näete siis seda, et need närvirakud siin keskel on siis see punane, tumepunane ala, et need närvirakud selles kohas, kus see veresoon on ummistunud, nad hävivad väga kiiresti. Hävivad siin juba sekundite, minutite jooksul. Aga siin ümber see roosakama ala on siis see riskikude, et siin on küll see verevarustus vähenenud, aga kui me selle verevoolu kiiresti suudame taastada, siis me suudame selle ala päästa. Ja mida aeg edasi, siin all on see roheline ajajoon, et kui see verevarustuse häire kestab kaua, siis järjest rohkem närvirakke hävib ja vähem jääb seda riskikudet alles, mida me päästa saame. Nii et siin on väga oluline kiiresti tegutseda. Mida teha siis, kui insult on tekkinud? Ainuke reegel on see, et insuldi sümptomite tekkimisel tuleb helistada kohe 112. See on häirekeskuse telefoninumber. Häirekeskuses võtab dispetšer selle kõne vastu. Ta esitab kas abivajajale või siis lähedasele inimesele esitab mõned küsimused ja peab selgeks tegema, et tegemist on insuldiga ja annab edasi teate kiirabibrigaadile, kes viivitamatult sõidab sinna abivajajani, on ta siis kas kodus või kuskil avalikus kohas ja tema esimene eesmärk on see, et ta peab aru saama, et tegemist on insuldiga ja võimalikult kiiresti haiglasse kiirabile. Ma korraks ütlen omalt poolt, et palun kõigil mikrofonid kinni panna, kes hetkel ei räägi, et sain Jaanikul olla lahti, siis on helikvaliteet parem. Aitäh. Kuidas insulte ravitakse? Nagu ma ütlesin, et insuldi sümptomite tekkimisel tuleb see patsient siis kiirabi poolt toimetada kõige lähemasse haiglasse, mis sellel kiirabibrigaadil lähedal on. Et siin ei ole seda, et näiteks inimene elab seal kuskil, võib-olla on see tema koduhaigla on kuskil seal kaugemal, et viia sinna, aga tegelikult kiirabidel ei ole maakondlikke piire. Nii et nad sõidavad sinna, kus on kõige lähem ja nad helistavad neuroloogile, kes on valves ja EMO-arstile helistavad ette ja väga oluline on see ette teavitamine, siis haigla personal paneb ennast valmis patsiendi kohale jõudmiseks. Kui meil on nüüd kahtlus iseemilisele insuldile ehk siis sellele, kus on veresoon ummistunud, me saame seda patsienti ravida ja verevoolu taastada kahel moel. Esimene on siis intravenoosne trombolüüs ja see on siis selline meetod, kus veeni kaudu süstitakse sellist trombi lõhustavat ravimit ja nii-öelda tehakse veri vedelaks kogu kehas ja püütakse selle abil see tromb ära lõhustada. Ja seda saab teha tavalisel juhul esimeste tundide jooksul, et kui patsient on juba mitu päeva tagasi haigestunud, siis paraku seda trombi enam lõhustada meil ei ole võimalik, sest see aju on juba nii palju kahjustada saanud ja siin on väga suur risk, et me võime sellesse kahjustatud koldesse hoopis saada verevalanduse. Et siin on kindlasti omad kriteeriumid ja kõikidele see paraku ka ei sobi, sest inimesel võivad olla mingisugused rasked haigused või mõned muud probleemid, nii et see näidustus on tegelikult piiratud ja selle otsustab neuroloog. Ja teine meetod on siis see, kui me uuringutega leiame, me teeme siis kompuutertomograafilise uuringu ja uurime ka siis aju veresooni ja kui me leiame, et üks veresoon on selliselt ummistunud, et seal on üks ummistus, suur veresoon on umbes,
siis saab, nagu te näete siit reia arteri kaudu kateetriga läbi südame minna selle ajuarterini ja siin kõrvalpildil on ka see kateeter, kus on see tromb juba sealt kätte saadud sellise võrguga ja selle võrguga tõmmatakse see tromb välja. Et seda nimetatakse siis mehaaniliseks trombektoomjaks. No siin on all pildi peal ka üks ajuveresoon, kus on see tromb näha, et siin on veresoon näha, see must siin ja noole koha peal on näha, et siin on nagu veri või seda musta veresoont ei ole siin näha. Ja kui see tromb on välja tõmmatud, on näha, et see verevarustus on piirkonnas taastunud. Ja need on need kaks põhilist meetodit. Aga tegelikult kõiki insulte tulebki ravida haiglas ja tulebki ravida insuldiüksustes. Tegelikult ka neid, kellele need eelnimetatud kaks ravimeetodit mingil põhjusel ei ole näidustatud. Ja neid patsiente ravitatakse siis hea hoolduse ja põetusega, alustatakse väga kiiresti taastusraviga. Kui meil on tegemist nende verejooksudega seotud alaliikidega, siis kasutatakse mõnikord operatsiooni neurokirurgide poolt ja tehakse selgeks selle insuldi põhjus. Selleks on vaja mitmesuguseid uuringuid läbi viia ja alustatakse siis korduva insuldi ennetamisega ja see ennetamine tähendab elustiili muudatusi ja enamikul iseemilise insuldiga patsientidel on ka vajalik edasi terve elu kasutada ravimeid. Nii. Ja insuldiüksuses tegeleb siis patsiendiga multidistsiplinaarne meeskond. See tähendab seda, et siin ei ole ainult üksi arst, kes patsiendiga tegeleb. Iga spetsialist on väga oluline selles meeskonnas. Te näete, et patsient on keskel, siin üleval on arst, aga siin kõrval on füsioterapeut, õde ja hooldaja, siis logopeed ja sõltuvalt sellest, kas meil on nüüd tegemist juba edasi taastusraviga, siis taastusravi osakondades on ka tegevusterapeut, meil on veel siin insuldikoordinaatorid, sotsiaaltöötajad, neuropsühholoog ja iga spetsialist on väga oluline lüli selles meeskonnas, sest kõik koos tegutsevad selle nimel, et see taastumine patsiendil oleks parem. Nüüd edasi, kuidas insulti üldse ennetada, sest ma ütlesin, et see on üks väga oluline moment siin, sellepärast, et tähtis on, et insuldid üldse ei tekiks. Siin on olemas riskitegurid. Ja paraku mõned riskitegurid nendest, mida me mõjutada ei saa. Nendeks on siis vanus, ma ütlesin, et risk vanusega suureneb, meessugu on suurema riskiga kui naistel, siis rassilised erinevused, et Aasia rahvastel ja Aafrika päritoluga inimestel on natuke suurem risk, samuti ka pärilikkusega, et esimese ringi sugulased perekonnas insuldiga, nendel on suurem risk. Siis on teatud hulk riskitegureid, mida me saame mõjutada. Nendeks on siis suitsetamine, alkohol, füüsiline inaktiivsus, kehakaal ja neid nimetatakse kokku siis elustiili riskiteguriteks. No, suitsetamine on üks klassikaline riskitegur ja see kahekordistab insuldi riski, sest see soodustab veresoonte lubjastumist ja trombide teket. Aga kindlasti nendel inimestel, kes suitsetavad, tuleks see kindlasti maha jätta, sellepärast, et insuldi risk väheneb väga kiiresti. Kuskil 1,5 aasta jooksul muutub see juba peaaegu sellele tasemele, mis on mittesuitsetajatel. Alkoholi liigtarbimine. Ja see ka suurendab insuldi tekkeriski. Eriti ohtlik on suure koguse alkoholi tarbimine lühikese aja jooksul, sest see võib põhjustada südame rütmihäireid ja seeläbi siis südamest pärit embolite edasiliikumist ajuveresoontesse. Füüsiline inaktiivsus, kõik on kuulnud, et meie lapsed on füüsiliselt inaktiivsed ja ülekaalulised ja tegelikult see on samuti väga-väga oluline riskitegur ja soovitatakse 30 minutit mõõdukat füüsilist koormust 5 korda nädalas, see aitab vähendada insuldi tekkeriski.
Ja juba enne mainisin suurt kehakaalu. Ülekaal on enamasti väära elustiili tulemus ja selleks, et teada, kas teie kehakaal on normis, on 2 võimalust. Saab vaadata kehamassi indeksit, see on siis kehakaal kilogrammides jagatud pikkuse ruuduga ja kehamassi indeksi norm on 20–25. Ja teine võimalus on siis vöö ümbermõõt, see peab olema meestel alla 102 sentimeetri ning naistel 88 sentimeetrit. Tähendab alla 88. Ja veel on siin teatud hulk riskitegureid, mida saab mõjutada, need on haigused. Ja juba mainisin vererõhku kindlasti, see on üks suur riskitegur mõlemat tüüpi insultidele, suhkurtõbi, südame rütmihäired ja kõrge verekolesterooli sisaldus. No, kõrge vererõhk, missugune on normaalne vererõhk? Normaalne vererõhk on alla 130–85 millimeetri elavhõbedasammast. Tegelikult kõik, mis jääb ülespoole, on juba kõrge vererõhk. Vererõhku tuleb regulaarselt kontrollida ja normist kõrgem vererõhk vajab eluaegset ravi. Siis suhkurtõbi, see kahjustab veresooni ja just eriti neid väikesi veresooni. Ja teist tüüpi suhkurtõve algus võib olla hiiliv ja selle tõttu kõik inimesed, kes on üle 50 aasta vanad, peaksid vähemalt kord aastas kontrollima oma veresuhkru väärtust perearsti juures. Ja ma mainisin juba südame rütmihäireid ja see tähendab siis seda, et kodade virvendusarütmia on see, et süda on rütmist väljas. Inimene mõnikord tunneb, et tal on süda rütmist väljas. Ja siin on olemas ka ravimid, mida kasutatakse trombide tekke vältimiseks. Neid kutsutakse siis antikoagulantideks ja üldiselt need vähendavad väga võimsalt insuldiriski, ligi 70%, et nad on sellised väga hea toimega ja selle tõttu, kui on süda rütmist pidevalt väljas ja mõnikord ka nii, et ta lihtsalt käib vahepeal väljas, tuleb ikkagi kasutada neid ravimeid. Ja selleks, et seda teada saada, soovitatakse inimesel katsuda oma pulssi ja kui on kahtlus, et süda on kas või lühiajaliseltki rütmist väljas, siis kindlasti tuleb perearstiga nõu pidada. Et nagu ma ütlesin, isegi need perioodid, kui ta on lühiajaliselt rütmist väljas, võivad olla ohtlikud. Ja kui arst kirjutab antikoagulandid, siis neid tuleb ka eluaeg võtta, et need ei ole sellised ravimid, mida võetakse umbes kuu aega ja siis lõpetatakse, et see on ikkagi selline profülaktiline tegevus, et ta päris seda südant ju rütmi ei aita panna. Siis on suur verekolesterooli sisaldus ja siin on see pilt, kus on siis need arterite lubjastumine näidatud, üks verehüüve on siia kogunenud ja see on siis seda tüüpi insultide põhjuseks. Liigne kolesterool võib kuhjuda veresoontes, tekib lubjastus ehk kolesterooli naast ja kui verekolesterooli sisaldus on normist suurem, alustatakse kõigepealt selle vähendamist dieediga. Ja kui insulti ei ole veel olnud, siis mõnikord see dieedi kasutamine aitabki seda kolesterooli normi viia. Aga kui meil on juba tegemist inimesega, kellel on insult olnud, siis kasutatakse ja mõnikord ka enne seda kasutatakse verekolesterooli sisaldust vähendavat ravimit ehk siis statiini. Ja siin on näidatud see tervisliku eluviisi olulisus, et kindlasti oma toitumisharjumusi tuleb muuta. Kas insuldist saab paraneda? See küsimus on loomulikult inimestel kohe, et kui midagi juhtus, kui kiiresti siis normaalne elu tagasi tuleb. Ja peab ütlema, et paranemine on väga individuaalne ja see sõltub väga palju sellest, kui suure insuldiga tegemist oli, kui eakas inimene meil on ja väga mitmetest aspektidest. Aga üldiselt on paranemine kiirem esimese 3–6 kuu jooksul ja siis see tempo aeglustub ja pärast esimest aastat on üldiselt see võimalus juba järjest muutub väiksemaks, et ikkagi tavaliselt peale esimest või 1,5 aastat siis seda paranemist väga enam ei õnnestu saavutada. Ja üldiselt on siis nii, et üle 40% patsientidest vajab aktiivset taastusravi, on see siis ambulatoorne või statsionaarne.
See peab jätkuma nii kaua, kui patsient paraneb, aga kui patsient enam edasi ei parane, siis sellisel aktiivsel taastusravil väga suurt kasu enam ka ei ole. Samuti ei ole ka kõik patsiendid aktiivseks taastusraviks võimelised. Mõnedel on see insult väga raske ja nad ei ole võimelised seda taastusravi kaasa tegema, nad vajavad head hooldust ja põetust. Ja sellega ongi minu ettekanne lõppenud ja tuletan teile siis meelde, et kui teie lähedasel on tekkinud insuldi tunnused, tuleb kindlasti helistada viivitamatult 112. Ei tohi oodata seda, kuna järgmine päev perearst vastu võtab või et ei söanda sinna kiirabisse helistada, et see kindlasti keegi ei pahanda, kui helistatakse, et tähtis on, et ravi alustatakse võimalikult kiiresti. Suur tänu!